Tervist! Täna võtame ette ühe tõelise monstrumi filosoofia ajaloos. Martin Heideggeri Olemine ja aeg. See raamat on kurikuulsalt keeruline, aga samas ka uskumatult sügav. Nii et ärge muretsege, see on küll paras pähkel, aga me hammustame sellest koos läbi. Okei, sukeldume kohe pea ees sisse. Heideggeri alustagi mitte vastuse, vaid hoopis selle Platoni tsitaadiga. Ja see seabki esile kogu asja tuuma. Mõelge korraks, me kasutame sõna olema iga päev. 100 kordi. Aga mida see tegelikult päriselt tähendab? See on küsimus, mida me oleme täiesti unustanud küsida. Ja siin ongi Heideggeri missioon kogu oma hiilguses. See pole mingi kuiv akadeemiline harjutus. See on katse taaselustada see kõige põhilisem küsimus üldse. Mida tähendab olla? Mis on olemise enda tähendus? Ja selle suure uurimisretke peategelane, uskuge või mitte, oleme meie ise. Aga et vältida seda sajandite pitkust filosoofilist pagasit, mis sõnaga inimene kaasas käib, andab Heidegger meile täiesti uue ja erilise nime. Taasein, see pole lihtsalt uus silt inimese jaoks. See kirjeldab midagi palju sügavamat. See on ainulaadne olemise viis. Selline viis, mis on pidevalt mures iseenda pärast ja küsib oma eksistentsi kohta. Just nii, sina, mina, meie oleme taasein. Et sellest paremini aru saada, vastandab Heidegger taaseini lihtsate objektidele. Mõtle näiteks kivile. Kivi lihtsalt on. Sellel on omadused, see on mis. Aga taasain eksisteerib. Taasain on alati kes, üks olevus, kes on täis avatud võimalusi. Mõtle sellele nii. Sa ei ole aju, mis istub keha sees ja vaatab aknast välja. Heideggeri jaoks on meie kõige põhilisem olek hoopis otsene, mõtlemata tegelemine oma ümbrusega. Me oleme alati juba maailmas sees, sellega lahutamatult seotud, sellest läbi imbunud. Ja vaat see haamrinäide illustreerib seda ideed hiilgavalt. Kui sa kasutad haamrit, on see peaaegu nagu su käepikendus, eks? See on kasutusvalmis. Sa ei mõtle sellele kui objektile. Aga niipea, kui see puruneb, vaatad sa seda ja võtad, see asi on katki. Siis muutubki see lihtsalt asjaks. See on Heideggeri jaoks võti meie igapäevase maailmas olemise mõistmiseks. Nii, liigume edasi ja vaatame, kuidas see taasein siis tavaliselt oma igapäevaelu elab. Heideggeril on selle meie vaikimise seadistuse jaoks ka oma termin – ebaehtne eksistents. Ja siin tutvustab Heidegger üht oma kuulsema kontseptsiooni – das Mann. Eestikeelsena kõlaks see umbes nagu see keegi või nad. See on see võimas, kuid täiesti näetus sotsiaalne jõud, mis kujundab meie igapäevaelu, meie maitsed ja arvamused. Need näited on ju otse elust enesest. Kas pole? See on see pidev, vaikne surve teha asju nii, nagu tehakse, mõelda nii, nagu mõeldakse. See on see keegi, kes tegutseb mis kõigis. Heidegger nimetab seda seisundit langemiseks. See on meie loomulik kalduvus lasta end kaasa haarata sellest igapäevasest lobast ja tegemistest ja niimoodi unustada oma enda ainulaadsed võimalused ja vastutus oma elu eest. Aga mis siis juhtub, kui miski meid sellest mugavdast konformusest äkki välja raputab? Siit algab taaseini teekonna kõige dramaatilisem pöördepunkt. Mõelgem hetkeks, mis on nii võimas, et see suudab läbi murda selle kellegi pidevast suminast. Heideggeri vastus on ärevus. Ja see ei ole tavaline hirm. Hirmul on alati objekt, me kardame midagi. Ärevuses aga kaotab kogu maailmuna tuttavliku tähenduse. Kõik muutub võõraks ja neid tabab äkkiline arusaam oma enda alasti põhjendamatus olemisest siin maailmas. See on vapustav hetk. Ärevus rebib maha kõik need selle kellegi illusioonid ja sunnib meid nägema oma fundamentaalset olukorda. Meid on siia maailma heitetud, ilma et me oleks seda valinud ja me liigume vältimatult oma lõpu poole. Ja see viib meid teekonna haripunkti, olemine surma suunas. Heideggeri jaoks ei ole surm midagi, mis juhtub kuskil kauges tulevikus. Ei, see on võimalus, mis on meiega igal elatud hetkel ja annab igale teisele võimalusele kaalu ja tähenduse. Ja Heidegger laob selle võimaluse olemuse letti 3 karmi tõega. Esiteks, see on sinu kõige isiklikum võimalus. See kulub ainult sulle. Teiseks, see on mitte suhestuv. See tähendab, et mitte keegi ei saa seda sinu eest kogeda ega sinult ära võtta. Ja kolmandaks, see on möödapääsmatu. See on ainus kindel asi sinu tulevikus, mida sa ei saa kuidagi vältida. Ja siin on nüüd kõige olulisem punkt. See ei ole masendav.
vastupidi. Heideggeri jaoks on just surmaga silmitsi seismine see, mis vabastab meid selle kellegi türanniast. See avab ukse ehtsale tähenduslikule elule, kus me teeme valikuid omaenda piiratud ajavalguses. Nüüd liigume viimase osa juurde, et paljastada see alusstruktuur, mis kogu selle Daseni teekonna langemise, ärevuse ja surma üldse võimalikuks teeb. Mis on see sügavam tasand, millel see kõik toimub? See ongi see küsimus, mis viib meid Heideggeri kõige kesksema taipamiseni olemises ja ajas. Ja vastus on aegsus. Heideggeri jaoks pole aeg kellaseieride tiksumine. See ongi meie olemise struktuur. Mõelge sellele nii. Me oleme alati tulevikku suunatud, projekteerides end oma võimalustesse. Samal ajal oleme me alati juba oma minevikust kujundatud. Me oleme heidetud olukorda, mida me ei valinud. Ja me kohtame maailma olevikus, siin ja praegu, tihti sinna langedes. See viimane tsitaat võtab selle kõik kokku. Aeg ei ole mingi konteiner, milles me oleme. Aeg on see, mida me oleme. See pidev isendast väljas olemine, sirutudes tulevikku, kandes oma minevikku ja tegutsedes olevikus, see ongi meie eksistents. Nii et Heideggeri telliline küsimus pole mitte, mis kell on, vaid pigem, arvestades sinu piiratud aega, kelleks sa valid saada.